Tere! Minu nimi on Aleksei ning ma räägin parkimisest, selle eripäradest ja õpetan, kuidas parkida lihtsalt ja mugavalt. Tänapäeval on auto igal teisel Eesti elanikul, mis tekitab suuri probleeme parkimisega, kuna avalikes kohtades ja eriti elamute läheduses ei ole piisavalt parkimiskohti. Kaubanduskeskuste juures on olemas spetsiaalsed parkimiskohad. Peredele mõeldud parkimiskohad, mis on ette nähtud väikeste lastega peredele. Tavaliselt on need märgistatud erksa värviga, asfaldile kantud kirjaga või vastava infotahvliga. Parkimiskohad erivajadustega inimestele. Need kohad on tähistatud sinise värviga ning ratastooli sümboliga, asfaldil või vastaval liiklusmärgil. Oluline on meeles pidada, et sellisel kohal parkimiseks on vajalik vastav luba või dokument, mis tõendab erivajadust. Elektriautode parkimiskohad, mis on tähistatud rohelise värviga ja mõnikord laadimissümbolitega ning varustatud laadimisjaamaga. Konkreetsete kaupluste või näiteks kliinikute klientidele mõeldud parkimiskohad, mis on tähistatud vastava infotahvlite ja asfaldimärgistustega. Räägime parkimiskeelavatest märkidest. Kollane joon äärekivi ääres keelab parkimise iga kellaajal, nii päeval kui öösel. Tavaliselt kasutatakse seda kohtades, kus pargitud sõiduk võib takistada liiklust või teenindussõidukite, näiteks prügiauto juurdepääsu prügikonteineritele. Kollane rist asfaldil omab sarnast tähendust nagu kollane joon, kuid asub parkimisaladel ja tähistab konkreetset kohta, kus peatumine ja parkimine on keelatud. Ümmargune sinine liiklusmärk punase äärega ja ühe diagonaalse punase joonega tähendab parkimine keelatud. Lühiajaline peatumine on siiski lubatud, näiteks reisijate peale ja mahavõtuks või kerge kauba laadimiseks. Ümmargune sinine liiklusmärk punase äärega ja kahe diagonaalse punase joonega tähendab, et nii peatumine kui parkimine on rangelt keelatud. Oluline on meeles pidada peamist reeglit nende märkide puhul. Kui märgi all on nool, allapoole kehtib parkimiskeeld enne märki ning sageli on lisatud ka vahemaa ja aeg. Nooled võivad näidata vasakule ja paremale. Kui nooled puuduvad, kehtib parkimiskeeld pärast märki. Samuti võivad kehtida keelualad. Nüüd räägin kahest mugavast parkimisviisist, tagurdades ja paralleelparkimine. Tagurdades parkimismeetod. Vali parkimiskoht ja lülita sisse suunatuli vastavas suunas. Sõida mööda valitud kohast, sellele järgnevast kohast ning peata nii, et juhi õlg oleks teise valitud koha seisva auto keskkoha vastas. Veendu, et sinu ja kõrval seisva auto vahe oleks umbes 1 meeter. Keera rool täielikult valitud parkimiskoha suunas. Alusta aeglast liiklumist, jälgi olukorda küljepeeglitest. Kui auto on naabersõidukitega võrreldes sirges asendis, keera rool otse ja lõpeta parkimine. Nüüd detailsem ja skemaatilisem näide. Tulemus. Auto asub täielikult parkimiskoha sees, peeglid ei ulatu üle joonte, auto tagaosa ei ületa äärekivi ning esiosa ei takista teiste sõidukite liikumist. Paralleelparkimine.
Vali parkimiskoht ja lülita sisse suunatuli. Sõida mööda valitud kohast, peatu paralleelselt ees seisva autoga, nii et mõlemad auto tagatuled oleksid samal joonel ning vahemaa oleks umbes 1 meeter. Keera rool täielikult parkimiskoha suunas, alusta aeglast liiklumist, jälgides olukorda vastaskülje peeglist. Kui näed vastaskülje peeglist täielikult taga seisva auto mõlemad esituled, peatu ja keera rool otseks. Alusta aeglast tagurdamist, kuni näed teises küljepeeglis äärekivi ja vahemaa tagumise ratta ning äärekivi vahel on umbes 40 cm. Peatu ja keera rool vastas suunas parkimiskohale. Alusta aeglas ja kontrollitud liiklumist, kuni auto on äärekiviga paralleelne ja lõpeta parkimine. Nüüd detailsem ja skemaatilisem näide. Tulemus. Auto asub täielikult parkimiskoha sees, peeglid ei ulatu üle piiride ning auto esi- ja tagaosa ei ületa märgistusjooni. Samuti ärge unustage avalikes kohtades parkides asetada parkimiskella, nii et see oleks väljaspoolt nähtav ning seadistada kellaaeg vastavalt saabumisajale. Paljudes kaubanduskeskustes on parkimisautomaadid, kuhu tuleb sisestada sõiduki registreerimisnumber. Automaat registreerib saabumisaja. Kaubanduskeskuse sisemisse parklasse sisse sõites võtta parkimispilet. Väljudes sisesta pilet parkimisautomaati, mis määrab parkimistasu. Pidage meeles põhireegleid, tegutsege alati läbimõeldult ning siis on teie parkimine meeldiv ja turvaline. Tänan kuulamast!